Alustame laiemale publikule ja ka lugupeetud võistkondadele kõigepealt selle tutvustamisega, mis on siis või mida kujutab endast võistlusmäng Süstik 100. Süstik 100 koosneb erinevatest ülesannetest ja kuna me oleme rakenduslik kutsekool, siis meie õppekava ja meie teadmised peavad sisaldama nii teadmisi erialast kui ka üldainetest ja seega on meil siis kahte tüüpi ülesanded. Esimene voor koosneb praktilisest ülesandest ja on seotud mõne VOKOs õpetatava valdkonnaga. Te ei tea veel, missuguse valdkonna ülesanne satub teile, žürii teab, varsti räägime žüriist ka, aga õige pea saate ka teie teada. Teine voor, teine ülesanne on teadmiste kontroll üldainete vallas ja selleks kasutame me keskkonda Kahoot, sest nagu žürii liige õpilane Lauri teab ja teised õpilased ei ole midagi lõbusamat tunnis, kui mängida üks Kahoot, kui asi väga igavaks läheb. Missugune Kahoot teile satub, seda otsustab Fortuna. Fortuna loos, ehk siis, jah. Ehk siis meeskond, kellel esimeses mängus läheb natukene halvemini kui teisel võistkonnal, saab tõmmata loosiratast ja valida, või loosiratas valib neile siis ühe teema üldhariduse vallast. Siin on geograafia, kunst, muusika, terviseõpetus, eesti keele, ajalugu, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika. Ja selleks, et te saaksite siis enne teist vooru ka oma telefonid ära tuua, jätame esimese teise vooru vahele ka paar minutit hingetõmbepausi, et reflekteerida ja arutada, et mis hästi ja mis halvasti läks. Ja Kahoot on ka ikka meeskonnatöö, et vaja on ühte töötavat nutiseadet, aga vastused arutage siis ikka meeskonnaga läbi. Mängu võitja selgub naiste tennise põhimõttel ehk siis 3 game'ist parem ka. Mis tõttu, kui juhtub, et pärast teist mängude vooru on seis 1-1, tuleb ikkagi selgitada võitjavõistkond ja selleks on siis mõeldud duell ehk siis kumbki võistkond valib enda hulgast ühe liikme. Või võib ka terve meeskonnaga teha, oleneb sellest, millise duelli ülesande. Ja kiire ülesanne, mis on mõlemal võistkonnal täpselt ühesugune, kes kiiremini ja täpsemini valmis saab, on võitnud 3. mängude vooru ja pääseb edasi poolfinaali. Nii, kas on selge? Küsib õpetajaga. Igaks juhuks tuleb üle küsida, vähemalt esimene mäng tuleb üle küsida. No nii, ja nüüd, lugupeetud publikum, on siis aeg tutvustada või tutvuda võistkondade ja žüriiga ja teeme seda siis sellises järjekorras, nagu 2 nädalat tagasi toimunud loosimine paika pani. Ehk siis võistkond 100 Amplified. Ütlete ise enda kohta mõne sõna või tahate, et Aivar loeb ette? Mina kõigepealt loen ette selle, mida mul on öeldud, et võistkond 100 Amplified ei esinda ühtegi osakonda, vaid koosneb teise kursuse elektrikest ja koolitöötajatest. Võistkond, mis pakub pinget. Ranni, kuidas elektriga, kas oled elektriga teie või sina peal? Ei kumbagi, mõistlik on eemal hoida. Okei, selge. Aga kuidas siis juhtus niimoodi, et elektrikute meeskonnas, kui on nagu mõistlik eemale hoida? See on nagu ikka elus, et kui sa ise ei oska, siis hoia sinna, kus osatakse. Nii, aga peale Ranni, öelge oma nimed ka. Holger. Holger. Sigrid. Teodor. Martin. Nii, kuidas Sigrid sina selle võistkonnaga liitusid ja kas sa tead, mida 100 Amplified tähendab? Tuleb tunnistada, et tugeva surve all mõtlesin mina selle nime välja. Ehk siis me oleme võimendatud VOKO 100, ehk siis me läheme 100-ga tulevikku. Selge, väga hea, suurepärane. Ja kollastel toolidel istub võistkond Stardikapital, kes on enda kohta kirjutanud niimoodi, tegemist on äri- ja kaubanduse osakonna võistkonnaga,
võistlejad on noored, julged, targad ja ilusad ja lisaks Diana, kes on julge, tark ja ilus. Kui suur peab olema stardikapital, et elus läbi lüüa? Kelle käest sa küsisid? Ma küsin siit, jah. Nii. Täpselt nii suured, kui su ambitsioonid on. Ja kui suured on sinu ambitsioonid? Vähemalt tähtedega. Selge. Aga palun stardikapital, öelge teie ka oma võistkonna liikmete nimed. Mina olen Kaur. Mina olen Eva-Maria. Mina olen Diana. Tema on siis see, kes on ainult tark, ilus ja osav ja julge. Mina olen Sete. Nii. Ja žürii. Ja nüüd siis meie vastupandamatu žürii, kes koosneb või kelle koosseisus on siis ekspert, tänase ülesande ekspert, praktilise töö ülesande ekspert, üks üldainete õpetaja ja õpilasesinduse esindaja. Et sohki ei tehaks, et seal, kus on nagu tuntumad töötajad, et need saavad nagu parema tulemuse, on olemas ka õpilasesindusest, kes hoiab alati õpilaste poole. Nii, aga žürii liikmed on siis Maire. Mis ma peaksin ütlema? Mina olen Maire. Eksperdi staatusest. Lauri. Tervist, olen Lauri ja Ehituspuidust ja meie uus õpetaja Põllu tänaval, emakeeleõpetaja Ann. Tere! Nii, ja kuna žürii liige on, üks žürii liikmetest on Maire Merits, siis nutikamad teist juba on aru saanud, et tänase esimese ülesande ilmselt on välja mõelnud toitlustuse osakond. Ja mina, kui ma seda ülesannet nägin, ma ikka piilusin, siis ma mõtlesin, et võiks teha. See on selline hästi lihtne ülesanne, et teil on mingisugused menüüd, mingid toidumenüüd ja te peate panema järjekorda, et kui palju nagu see toidumenüü kaloreid annab. Et mis annab kõige rohkem ja mis annab kõige vähem. Kui te sellega olete hakkama saanud, siis tuleb panna tegevused, et sa sõid näiteks, ma ei tea, 1000 kalori šokolaadi, et mida sa siis tegema pead, et sellest 1000 kalorist lahti saada, nulli minna. Nii, ja tead, Aivar, mina mõtlesin, et me võiks seda teha niimoodi, et nüüd tulevad sisse nagu 5 erinevat toitu ja kõigepealt tuleb need ära süüa. Et iga meeskonna liige paneb ka ühe toidu. Ja siis, kui nad on ära söönud, siis tulevad need ülesanded ja siis nad teevad need ülesanded ka ära. Ja see olid päris head ülesanded, et saab nagu kooli No nii, aga lähme nüüd siis konkreetselt tööjuhendi juurde. Ma arvan, et me võime vist tööjuhendid nüüd ära jagada. Tööjuhendid, meie ära. Jah. Jagame ainult tööjuhendi ära. Esialgu ainult tööjuhendi. Tööjuhend on siis selline, et mõlemad võistkonnad saavad enda lauale kõigepealt 5 erinevat menüüd ja mõlema võistkonna ülesandeks on need 5 menüüd reastada kaloraaži alusel. Ehk siis kõige väiksem, alates kõige väiksemat, kõige vähem kaloreid andvast kogusest kuni kõige suurema koguseniga. Seejärel, kui selle ülesande sooritamiseks on alates kongi helinast 7 minutit. Kui võistkonnad saavad varem valmis, siis žürii kontrollib varem üle, kas ja kui täpselt on järjekord paika pandud. Seejärel anname võistkondadele teist värvi, lisaks teist värvi lehed. Need kollased lehed jäävad sinna paigale laua peale. Te saate siis sinised lehed, kus on kirjas erinevad füüsilised tegevused, mis kulutavad kaloreid. Ja võistkondade ülesandeks on siis leida õiged paarid, ehk siis kui on üks toit, siis tuleb leida, mis annab teatud hulga kaloreid, siis tuleb leida sellele paariline tegevus, mis umbes sama palju hulka kaloreid ära kulutab, arvestades, et üks 70 kilogrammine inimene teeb seda tegevust siis 2 tundi. Umbes niimoodi, et kui ma söön ära 1000 kalorit šokolaadi, siis ma pean jooksma 2 tundi ümber koolimaja ringe. Jah, umbes niimoodi. Nii, aga jagame nüüd need esimesed kollased lehed ja 7 minutit läheb käima nüüd. Palun. Nüüd te võite, žürii võib rahulikult vaadata. No me ka ikka segame. Jaa.
Jaa. segame neid no näiteks ma lihtsalt teile räägin, et teil kõht tühjaks läheb, et milliseid menüüsid nad seal siis arutavad. Näiteks kananuudlisupp, mille juurde käib koorik leib täistera rukki jahust. Magustoiduks pakutakse riivleiva kohupiima vormi loomimoosiga. Või siis hernesupp sealihaga, vabandust, sepik täistera jahuga kõrvale. Magustoiduks kohupiima vaht maasikate ja musta sõstardega. Ja siis antakse veel mandleid ka. Või siis näiteks Caesari salat kanalihaga 400 grammi. Seejärel taimede suhkruga 250 grammi, sepik täistera nisujahust 40 grammi ja mesi. Ja mis meil veel jäi siis? Hautis kanaliha ja kartuliga, pastinaagi ja porgandiga ja keedetud herned 50 grammi. Vot sellised menüüd tuleb siis menüüd tuleb siis ritta panna, mis annab kõige rohkem kaloreid, mis annab kõige vähem kaloreid ja millised menüüd jäävad siis kahe äärmuse vahele. Ja 6 minuti pärast saavad nad 5 erinevat tegevust ja nad peavad siis leidma õiged paarid, ehk siis kui te sööte ära 400 grammi Caesari salatit, kanalihaga joote ära taimetee, sööte sepikut meega, siis mida te peate tegema, et kulutada ära see saadud kalorite hulk? Millist tegevust umbes 2 tundi? Aivar, aga sellest toidu, nendest menüüdest, mida sina valiksid? Mida sa praegu süüa tahaksid? No mina kindlasti tahaksin süüa Caesari salatit või siis keedetud kalkunilihaga. Vist. Kuigi tegelikult siin on raske millelegi ei öelda. No võib-olla hernesupp, mis alles hiljuti oli seoses vastlapäevaga, et võib-olla selle jätaks mõneks teiseks korraks. Arvad, mina võtaks kananuudlisuppi. Aga ma teeks need menüüd ümber. Ma võtaks kananuudlisuppi nagu esimeseks käiguks, siis teiseks käiguks võtaksin selle hautise kanaliha, kartuli, pastinaagi ja porgandiga ja magustoiduks sööksin kohupiima vahtu maasikate ja mustsõstardega. Väga hea, suurepärane. Juua ka, oota, mis siin joogiks pakuti? Taimetee suhkruga, ainult see ongi või? Aga keefiri saab ka? Kuskilt saab, jah. Keefiri võtaks kõrvale. Aga läks tüütaks nagu natukene meie võistlejaid ka, et kuidas neil läheb. No nii. Mida teie siis süüa eelistaksite? No näed, nad on nii tööloos, et ei taha mul ikkagi ütelda midagi. Mida sa siit sööksid, õpetaja Eller? Siin on kõik nii ebatervislik, et mitte midagi. Mis sa seletad? Ma tean küll, mida sa koolisööklas söömas käid, nii et palun ära räägi siin. No nii, aga kuidas teile? Milline menüü teile siis kõige rohkem meeldib? 1, 2, 3, 4, 5. Millised te valiksite, kui peaks? No, Martin, mis sa sööksid? Ma võtaks selle kananuudlisupi. Nii, õpetaja Eller tahtis hernesuppi süüa, Amplified arvasid, et kananuudlisupp oleks hea. Ma küsin žürii käest ka, et mis teie eelistus oleks? Mida neist süüa? Mida neist süüa, jah? Hautis kanaliha, kartuli ja pastinaag ja porgand. No, väga tervislik, pastinaak ja porgand on väga head. Sa tead ikka, mis pastinaak on? Ei tea. Mulle meeldib see. Julge, ja kanaliha meeldib. Pastinaak on selline valge, porganditaoline. Kas tänapäeva noored söövad nagu hea meelega juurvilju? No ma ise söön. Ma teiste kohta ei oska öelda. 4 minutit on, ma vahepeal ütlen, et 4 minutit on kulunud. Mille vahel te siin kahtlete?
olete paika On lihtne. saanud või on mõningad kahtlused veel? kahtlusi jagub. Teil on valmis juba? muidugi, andke tegevust juurde. ja seal, see on Me trikiga. see, jaa, me kõigepealt žürii vaatab need ära ja siis me anname teile juurde. Lähed vaatad, naerab. Kõigepealt vaatab ära, paneb paika. Õige, mis on vale. žürii liikmel on nagu tõeline pokkeri nägu ees, et ei ole siin midagi. Mida? Aega on veel 2 minutit. Kas see on nüüd teie jaoks siis kõige lahjem, jah? Siitpoolt siiapoole, et siit on kõige lahjem, et nagu tõhusam hakkab teie ainsast meessoost liikmest ja liigub nagu naiste poole lahjemaks. Selline on teie. Jaa, see on hea mõte. Õpetaja Eller tuli praegu suurepärasele mõttele, et lisaks sellele, et siin on menüü, soovitas ta võistkonna liikmed kaalu järgi ritta panna. Siis peaks olema siin kiik võib-olla niimoodi, et siis on... Mina olen siin. Sa ei taha rääkida? Kuule, kas me auhinna hoiame praegu avaduses? Nii, palju veel aega on jäänud? Aega on jäänud, viimane minut läks. Sõbrad, 1 minut veel. Kui te olete varem valmis, siis võite ka öelda, et te olete valmis, aga muidu... Valmis? Kiirusest ei saa punkte. Valmis. Siis kuulutame tegevuse lõppenuks, võistkondade tegevuse lõppenuks. Ja nüüd asub tööle žürii, kes on karm, aga hirmus õiglane ja paneb punkte. Maksimum on siis võimalik saada 5 punkti, kui järjestus on õige, aga kui juba midagi läheb viltu, siis punktide arv on mõnevõrra väiksem kui 5. Nii, palun kommentaar sellele võistkonnale. Kommentaar oli siis selline, et juhul, kui me oleks nagu seifikoodi ära arvanud, siis nende ees jääb kahjuks seif suletuks. Tulge! Jaa, hinge siia selja taha, siis on lihtsam vaadata. Paraku on siiski selline, et mitte ükski menüü ei ole nagu... Rida algab neil siit poolt. Siin on nagu tõhusamad ja läheb nõrgemaks sinnapoole. Ei, see on kõige rasvasem. See on kõige lahjem. Just täpselt. Nii, kuidas nende seifikoodi murdmine läheb siis? Nii. Nii. Ei jõudnud midagi vahetada. Te võite ka teist minna vaata. Siit algab pidi lahjem. Meie jaoks algas. Meie võtsime usaldusväärse Tervisearengu Instituudi andmed. Meie võtame kalorid. Ma ajasin juba ise ka sassi, nii et 1, 2, jah. Ühesõnaga, neile ei ka seifi kood lahti murdmata. Ja see, et seifi murdjad siit ei tule. Et kummalgi võistkonnal on mõnevõrra arengruumi, ütleme siis niimoodi. Mõnevõrra arenguruumi selles osas, mida nad söövad ja kuidas nad söövad. Oot. Nii palju siiski oli, et need asjad, mis on nii-öelda vähemate kaloritega, olid seal vähemate kalorite pool otsas ja need, mis on rohkemate kaloritega, need teised pool otsas. Nii et suurusjärkude osas olid nagu hinnangud õiged. Väga hea. See ongi kõige tähtsam. Aga enne kui ma teised lehed anname, võib-olla siis loeme ka pealtvaatajatele ette. Maire, kui sa loed siis ette, mis see õige järjekord on? No, ütlen siis nagu numbri sihvri, jah? Ja ka vaatajad ei tea, vaata, et ütle siis, milline menüü oli kõige rasvasem siit pakutust? No see meie vastlapäeva menüü, ehk siis hernesupp, sealiha, kohupiimavaht, mandlid, selles mõttes, et sellised õlised, rasva- ja valgurohked toiduained. Nii et see oli see kõige nii-öelda kaloririkkam. Ja kõige lahjem oli siis keedetud kalkuniliha koos köögiviljadega, keefiriga. No näed sa, see pastinaagi värk oli lahja. Jaa, see on niimoodi vastu suve täitsa hea valik. Lähme nüüd.
No nii, aga nüüd saavad mõlemad võistkonnad oma kätte. Neil on nüüd menüüd õigeks korrigeeritud, järjestus on praegu õige ja nüüd on siis neil vaja nende menüüdega vastavusse viia erinevad tegevused. Anname võib-olla need tegevused kätte, saab on aeg käima, aega on palju kui palju. Aega anname jällegi 7 minutit ja aeg läheb käima nüüd. Nii, aga publikule siis nii palju, et millised on siis tegevused. Seinte värvimine pintsli või rulliga, kiirete standardtantsude tantsimine. Tead, millised on standardtantsuda? Aeglane valss. On standard. Ja, tango ja see rumba ja need on ladinatantsud. Ladina-Ameerika tantsud. Et tantsime nagu valssi, foxtrot, quickstep, viinivalss ja veel, noh. Me ette ei hakka näitama. Siis jalgrattasõit keskmiselt kiirusega 16 kilomeetrit tunnis. Kodune koristamine, kuigi mina ütleks, et see on nagu väga kaheldava väärtusega tegevus. See oleneb, milline sul kodu on. Et näiteks minu lapsed, ma arvan, kulutavad, kui nad koristama ükskord hakkavad seda tegema, siis kulub neil kindlasti rohkem kaloreid kui normaalsetel inimestel, kes hoiavad oma kodu korras. Ja siis on veel lumekühveldamine 2 tundi. Veel kord, kõiki neid tegevusi teeb 70-kilone inimene 2 tunni vältel. Et sealt on siis mitu kalorit kulutab üks 70-kilone inimene, kui ta 2 tundi lund kühveldab. Ehk siis on vaja vastavusse viia, et kui meil on... Näiteks Caesari salat kanalihaga, taimede suhkruga, seppik, täistera, nisu jahust ja 10 grammi mett. Et kas siis tuleks 2 tundi värvida seinu. Või tantsida tantse, või sõita jalgrattaga, või hoopis kodus koristada, või hoopis lund kühveldada. Et milline tegevus on siis see, mis viib meie kehast ära sama palju kaloreid, kui üks Caesari salat kanalihaga juurde toob. Niisugune on siis ülesanne äärmiselt kaasaegne, äärmiselt tervislik. No nii, kuulame, mida nad siis siin arutavad. Kas läheb lihtsamaks? Kas läks lihtsamaks? Piima järele läheb. Piima ei olnud ülesandes siin üldse. Mis piima sa tooma hakkad? Keda? Piima järele. Meie arutelu on, Piim läheb hapuks selle aja peale. et see ülesanne, mis meil on, koormus, jalgrattasõit 16 kilomeetrit tunnis, et see on selline piima järel käimise tempo, et mitte mingi maratonisõit. Seda me tahame öelda. Aha. No just täpselt seda ma räägin. Aga milliseid tegevusi teie viimase nädala jooksul siin teinud olete? Mulle meeldiks öelda, et olen koristanud kodu, aga ma valetaksin selgelt. Keegi on üldse koristanud kodu viimase nädala jooksul? Et ma saan aru, et kollaste eest on nii mehaniseeritud. Seda olen mina teinud. Mööda jääd? Eile ja üleeile. Mööda jääd? Jaa. Fakte kontrollida ei saa. Ei saa. Tundub, et sind on tehtud, ma ei teksi. Ei, absoluutselt mitte. Ma olen vaadanud, mis need teised teevad siin. No nii, mis on olnud teie tegevused viimase nädala jooksul? Missugused? No siit nendest. Kodu olete koristanud? Küsin publiku käest ka vahepeal, et mis teie meelest on kõige rohkem kalorit kulutav tegevus, kas seinte värvimine, tantsimine, jalgrattasõit, koristamine või lumekühveldamine? Kuidas? Pole vist saanud kühveldada viimased. Selge. Ja siin peaks olema, ma mõtlesin ka, et vastust kuuletada varsti. Kiirete tantsude tantsimine. Need numbrid muide on võetud, nagu ma Maire jutust aru sain, ühest konkreetsest kodulehelt, et see ei ole mitte meie välja mõeldud. Mina ei tea midagi. See on nii-öelda rahvusvaheliselt sõltumatud Šveitsi teadusinstituudi teadlased on paika pannud. Et kus kohast need kõik tulevad. Nii palju neil veel aega on? Aega on neil veel 2 minutit. 2 minutit? Jah. Järgmiseks tunniks peaks mingi stopperi või asjad olema. Käekella peal läheb meelest ära. Kui on.
telefoniga muidugi. No nii, lähete juba vaidlema omavahel, jah? Tõsta ümber, mina ei tõstaks. Kas te olete valmis? Palab, siis sul on paksu kihi all ja see lumi on raske. Siis see juba, kui sul on mitu... Ja kui sul on... Kahuudis on ju, te teate ise, et see automaatselt arvutab kiiremini vastu. Sest ütleme lihas... Seal on praktiliselt võimatu võrdset punkte saada. No nii, žürii, kuidas teile tundub? Viimane minut. Esimese pilguga. Kas on kõik paigas? Manelaud on paigas või liigutate veel? Pole nagu probleemi. Enam-vähem paigas või vastusvõistkond on valmis, et kui teie olete valmis, siis me võime žürii peale lasta. Nii, 30 sekundit veel. Ma pean Marikale aitäh ütlema, ma saan ka nüüd aru, mis on see elevant, kes mu kõrva peale astus, on nüüd natukene oma jalga ära liigutud. 10 sekundit. Õpetajad sõitsid õpilastest üle praegu. Jaa, meil on neile hinged välja panemata, võim on meie käes. 5, 4, 3, 2, 1. Nii, ja žürii tõuseb jälle püsti ning läheb vaatab, kuidas seekord. Tuletame meelde, et seis on praegu sinine võistkond 0 ja nagu Raikop ütleb, ülitasavägiselt kollane võistkond ka 0. Me pärast kommenteerime. Okei, pärast kommenteerivad. Selge. No nii. No nii, kas meil on punkt? Ei, nüüd žürii läks vaidlema. Žüriil on lahkarvamused, kas on nõus punkti andma või ei ole. No aga siis... Selline... No... Nulliring. Nulliring, pole hullu. Nii. Meil on ka siukene kämblus, siis me arutame, et nii, ma kuulen, et siin on pretensioone hakata juba. Ei, me tahame žüriid välja vahetada. Tahate žüriid välja vahetada, selge. Ka 0 või? Teil oli õigus, see oli õige koha peal. Oli jah? Okei, ei ole õuga. Okei, ma ei päev. No nii, aga žürii kommentaar, kahjuks jälle nulliring. Mis žürii ütleb? No meil on nüüd natukene kahju, et me niimoodi ligilähedaste vastuste eest punkte ei saa anda. Sest mõlemal võistkonnal oli selliseid, mis olid nagu väga lähedal ja tegelikult see oligi keeruline, sest kõik menüüd olid umbes täpselt 100 kilokalorilise sammuga ja kõik need tegevused olid 100 kilokalorilise sammuga, nii et see... Ja. Nii et natuke oli siin õnnemängu ka ja tundub, et ärge täna lotopiletid ostma minge. Ja mõlemad meeskonnad selle lume kühveldamise hernesupiga läksid vaidlema ja lõpuks valisid vale vastuse. Peaasjad nad arvasid, et see võiks olla seotud vastlapäev ja lumerookimine, aga nad arvasid ilmselt, et see on liiga ilmne ja kindlasti on see tõmmekas ja paneme vastupidi joostuse. Nii et alati ei ole tõmmekas. Anname meie võistkondadele hetke hinge tõmmata ja ma loen publikule ette õige vastuse. Sobib nii? Loe õige vastus ette. Nii, lugupeetud publik, mida siis peab tegema, kui te olete söönud ühte või teist asja? Veel kord, seda peab tegema üks 70 kilokaalu inimene 2 tundi. Siis on see vastavus enam-vähem õige. Niisiis, kui te olete söönud Caesari salatit, joonud taimeteed ja hauganud peale sepikut,
siis on õige aeg värvida seinu pintsli või rulliga 2 tundi. Aga kui teie söögilaua peal on kananuudlisupp, koorikleib, täistere rukkijahust ja koobimavorm ploomimoosiga, sellest aitab kõige paremini lahti saada 2 tundi kiireid standardtantse. Seevastu hautis, kanaliha, kartuli, pastinaagi ja porgandiga ja keedetud herned, parim viis sellest vabanemiseks on sõita 2 tundi jalgrattaga kiirusel 16 kilomeetrit tunnis. Meie kõige lahjem toit ehk siis kalkuliliha, keedetud kartulipuder, keedetud peet, till, kapsas, aetoad ja keefir, tavaline igalaupäevane kodune koristamine. Annab siis võtab umbes sama palju kaloreid ja nagu Maire juba ütles, kõige rammusam toit ehk vastlatoit enne või pärast seda 2 tundi lumekühveldamist ja te olete kõikidest kaloritest prii. No nii, aga kuna on tegemist nulliringiga, siis et selle ülesande võite ikkagi välja selgitada, on meil, tegemist ei ole mitte duelliga, vaid tegemist on siis sellise ülesandega, et tegemist on 5 meetri pikkuse lindiga. Ja, võistleja peab istuma maha. Ja ajama ta nii kõrgele sirgelt, kui ta suudab. Ja nii kiiresti, kui ta suudab. Ja et oleks ausam, siis on kummalgi võistkonnal 2 katset. 2 katset. Aitab kahest küll. Ja 1 mõõdurind, kumb võistkond alustab, Aivar? Me peame direktori võistkonnale andma õiguse alustada. Lihtsalt, no ei ole võimalik muud moodi. Nii, aga see ei tähenda, et direktor peab tulema siia. Ei, see ei tähenda direktor. Nii, palun. Istud maha. Kes pikema tulemuse saab, Istud. 2 katse keskmisena, see on võitja. Istu, ja pane see, mõõdurindi pead maha panema, vot nii. Sirgelt. Täisloodis. 90 kraadi all. Ikka on piisatorne. 90 kraadi. Nii, žürii. Nii, esimene pange kirja. 263. Esimene katse. 263. Võite teha uue katse veel teha, aga teete kohe järgi. On vist mõistlikum. Ja teeme 2 katset järgi. 2 järgi. katset korraga, jah. Jah. Jah, vabandust. No närv on sees. Absoluutselt, me elame kaasa. Lõpus ajada sirgeks. Või nagu, okei. Vastasvõistkond kasutab ebaausaid võtteid. Nii, 243. 243. Nii, et liitke 263 ja 243 kokku ja jagage 2-ga. No nii. Saab keskmise tulemuse. Tubli! No nii, te nagu saatsite ka oma mehised jõud ülesannet tegema. Sa võid kokku liita ära, vahepeal ära arvutada. Suudad, Paul. Lihtne. Lihtne. Võib-olla Diana järgmine teise katse teed sina või? Lihtne, rahulikult. Kõva 5-kraadine Kalle. Kas see on nüüd siis kompetentsuse toetamine või? Kujundav hindamine. Üldse üles on vaja. See väriseb. Värina kriteeriumid hindamise. Ma ei tohi sind segada, ma teodorit ei seganud, ma Kauri tuli sind ka segama. On ju, ma olen nii lahke. Ja
erinevalt teie meeskonnast on vastasmeeskond väga niimoodi aupaklik. aupaklik ja viisakas. Või hirmunud. Üle selle. Kas saab veel pikemalt? Nii, number on 247. Ei, teie peate ka lahendama. Kõik peavad lahendama. Jälle kaldus. Paneme ikka Sa jummal, kuidas see väriseb. Nii, no mis tuli? 266. Aga kahekatse keskmine läheb arvesse, nii et 2 sentimeetrit ei puudu. 2 sentimeetrit ei puudu, jah? Ja võitjad on Amplified siis. Nii. Amplify võitis 2 sentimeetriga võitis Amplified. Meie eksitus me panime tulemused vale nime. Okei. See on see esimese mängu ärevus, et ikka läheb natukene untsu. Nii, aga nüüd tuleb siis üldainete ülesanne ehk teadmiste peale ja kuna teie kaotasite, siis teil on õigus Fortunaga õnne katsuda. Ja palun mõlemad võistkonnad hankige kindlasti omal üks telefon. Interneti ühendusega telefon. Võite vahepeal püsti käia ja minutada hinga. Jaa, tooge. Ja vajuta siia keskele. Sinna keskele. Ühest telefonist piisab. Miks keemiat ei või võtta? Keemia niimoodi hea. On küll keemia, muidugi. Miks keemiat ei võtta? Tulge niimoodi eest ära, et filmida ka saab. Küljega. Nii. Mida sa tahaksid, Martin? Mis on hea teema? No, siin on häid teemasid palju. No näiteks füüsika on väga hea aine. Keemia, see on mu lemmik. Mis siin veel on? Ajalugu. No tuli ära, ma usun. Ajalugu on ikka hea. No siin on terviseõpetus on hea ja siin on kõik on hea. Kõik on omamoodi hea. Selge. Kahooti mänginud olete? No, kes ei ole? See on hea küsimus. No olgu, teeme selle. Raini, kas sina oled Kahooti mänginud? Kes ei oleks, ma igaks juhul küsisin üle. Eesti keel! Eesti keel. No nüüd oleks eriti hästi, eriti ekspert on žüriis. Aga mul küsimused, kus need ekraanid tulevad? Küsimused tulevad sinna ekraanile ka. Suurele ekraanile ja võib, ikka. Irja Lutsar ütles, et maskidel ei ole üldse enam mingit mõtet ju. Jah. Ma arvan, et nete vist võite pärast endale võtta mälestuseks. Nii, kui tugevalt ennast eesti keeles tunnete, siis Väga. Kopli, teid ei olnud kahjuks vist eile Koplis, kui meil käis Keiti Vilms ehk siis säutsupääsukene oma suurepäraseid kogusid näitamas ja selliseid toredaid slaide esitamas ka kalamburist. Ei olnud kahjuks, jah. Mitu käänet on eesti keeles? Tubli! Nemad ju ei tea, eks ole. No nii, Kahoot on valmis. Pange siis oma meeskond kirja. Mängukood on seal üleval. Ja küsimusi on 10. Ja aega vastata on 20 ja terve meeskonnaga loomulikult.
võib vastata, et ei ole nii, et see, kelle käes on telefon, et see paneb õige vastuse. Kuna teine võistkond alles paneb, siis ma küsin teie käest teile küsimuse. Millised 2 Eesti linna on mitmuse osastavas käändes? Millised 2 Eesti linna on mitmuse osastavas käändes? See pidi olema kohe legendaarse keeletoimetaja Helju Valsi lemmikküsimus Liivimaa Kulleri ajakirjanikele omal ajal 90-ndatel. Mulle tundub, et nad on nõutud. Oota, mitmus osastav. Mitmus osastav, jah. Kolga Jaani Kilingu nimed on ainsus. See on natukene selline, pisut allapoole vööd küsimus ka. Ühe linna osas. Teise linna osas ei ole. Ei tea, kas see mäng juba käima ei lähe? Läheb. No, võtke õige vastus ka ära, Aivar. Õige vastus on Pärnu ja Türi. Nii, aga paneme mängu käima. Aega 20 sekundit vastata. Ja läks. Ma ütlesin allapoole vööd. Ka 2020. aasta presidendi sõnavõistlusel sai siis see sõna Eestis esikoha. Kas see oli suvasooline, haaksõna, näpikud või tigedik? Digitigedik. Nii, õige vastus on siis digitigedik. Digitigedik. Kas ta läheb automaatselt sulle edasi või? Peaks küll minema, ei lähe. Ei lähe, vist sa vist pead ikkagi seal olema ja next panema, et muidu veel läheb väga pikalt. Ole seal ja ma kommenteerin siin. Nii, teine küsimus. Eesti tähestikus on just nii palju tähti. Panite siis nüüd tähele või? Jõuab kiiresti ära lugeda. A, B, C, D, F, G, H, I, J. No nii. 27. See läks nüüd küll natuke. Nii, 3. küsimus. Igal aastal algavad abiturientide lõpueksamid eesti keele riigieksamiga. Kuidas nimetati seda eksamit 2000. aastal? Kas eesti keele lõpueksam, küpsuskirjand, eesti keele riigieksam või lõpukirjand? Ja foto peal on aasta 2014, see ei aita teid. Ehk siis? Küpsuskirjand. Kas ekspert oleks teadnud? Eesti Keele Instituut haldab ühispäringut keeleinfot sisaldavatest allikatest. Kuidas seda nimetatakse? Kas õigekeelsus sõnaraamat, keeleveeb, e-keelenõu või sõnaveeb? E-keelenõu. On õige vastus. 5. küsimus. Milline tuntud eestlane on esimesena teinud tuntuks hüüatuse? Tule taevas appi! Kas Tallinna linnapea Edgar Savisaar või endine? President Lennart Meri. Ja ma siin korra tahan kommenteerida, et tuntakse seda Andrus Ansipi lausena, aga seda kasutas esimest korda president Lennart Meri. Ja, see oli Lennart esimene, kes seda mõtles. Nii, 6. küsimus. Sa võid seda seisu natukene aeglasemalt võtta, see läheb liiga kiiresti eest ära. Mitmesse rühma jagunevad muutumatud sõnad? Aivar, mul on tunne, et sa pead pärast eesti keele õpetajalt kommentaari küsima, mis asjad need muutumatud sõnad on. Need sõnad, mida ei saa käänata ega pöörata. Näiteks? See on vihjeks. Nii, aga vastused tulid? 4. 4. Mis need 4 on ka? Määrsõnad, mida on väga palju, siis sidesõnad, mida on samuti väga palju, siis erinevad kesksõnad ja millegi tule praegu meelde. No sõna aga käänata on nagu keeruline, jah? No võt, saime kõik targemaks. Aga jäta seda seisu natukene pikemaks. Seis on stardikapital ja amplified. Aga Kahootis on kõik võimalik, nii et mitte midagi ei ole veel otsustatud.
nii, järgmine. Mis auhinda antakse igal aastal inimesele, kel on suuri teeneid eesti keele uurimisel, tutvustamisel või kasutamisel? Kas Hennoste keele auhinda? Viidemann oli õige. Kas Viidemann oli pildi peal ka? Viidemann oli pildi peal ka, jah. Selge. Nii. Millise piirkonna murdes on kirjutatud Käsu Hansu nutulaul? Kas Võro, Seto, Mulgi või Tartu murdes? Ma vaene Tardoliin. Õige, Tartu murre on õige. Kas keegi teab ka, kus Käsu Hans oli Köstviks? Puhjas, jaa, just nimelt. Nii. On või? Seal on Pujen on nüüd uus koht. 9. küsimus. Millisesse sõnaliiki kuulub sõna hoolikalt? Kas nimisõna, omadussõna, määrsõna või tegusõna? Määrsõna, hoolikalt. Nii, ja ennem viimast küsimust. Väga pingeliseks on seid läinud. Väga pingeliseks. Ja. Viimane küsimus. Milline neist sõnadest ei tähista jäätise sorti? Kas drossel, gelato, parfait või sorbett? Okei, võike on mis teada juba. Ei tea. Nii, vastus oli õige. Kolmandat kohta ei ole. Ei anta välja. Iseenesest nagu näete, õigeid vastuseid on mõlemal meeskonnal ühe palju. Nii et paraku vist läks niimoodi, et mõlemad mängud läksid stardikapitalile. Stardikapital oli pisut suurem. Teate, nii hämmastav, kui see ka ei ole, on meie viimase küsimusega, viimase Kahooti küsimusega seotud ka meie tänast auhinnad. Absoluutselt. See ei ole drossel, see ei ole gelato, see ei ole, mis see seal veel oli? Sorbett ega parfait. See ei ole parfait. sorbett, aga see on parfait. See on parfait. Aga see on parfait. Nii, aga lugupeetud publik, veel kord suur aplaus kõigepealt võistkonnale Amplified 100 suurepärase osalemise eest, kõva lahingu eest ja täpselt... See kaotus oli ikka nagu... See ei olnudki nagu kaotus. See ei olnudki nagu kaotus. Nii kahtlemata, et ei saa kahte Eesti kohta välja. Sõna kaotus ei ole meie leksikas üldse. Aga lihtsalt see oli nii tasavägine see mäng. Ja nüüd Marika toob siia, too Marika need kohe siia, et anname... Te olete väga tublid. Te saate kohe ka lusikaid, noad ja kahvid, aga kellele ma annan? Ma annan siia. Palun, aitäh osaldamast. Ja poolfinaali läheb ja ükskord vähemalt saab veel torti süüa. Võistkond Stardikapital. Te saate noad ja kohe süüa. Ei, aga teil on ekspert, kes te võite küsida. Kaloreid ei pea enam, on päris meie oma ilma arvutamata, võime võtta selle. Ja mida tegema peab? Aga suur aitäh meie kahele väga vingele võistkonnale. Teiega me siis kohtume aprillis uuesti, mitte küll 1. aprillil, aga... Ja kõigil ületanud, et meil algab nüüd paus, mis kestab järgmise mänguriga. Uuesti. Nii, võtke luga.